Suurepärane, aga alustame oma tänase otse-eetriga ja saatekülaliseks on Anastasia Smotrova ja saadet juhin mina, Erki Tamlet. Ma olen ka siukse, kuidas ma ütlen, pikemaajalise turunduskogemusega, et 10-15 aastat julgelt, et alustanud agentuurist ja olnud ka erinevate ettevõtete turundusjuht. Ning Anastasia on Most Ärikooli lektor, arendusjuht ja ka pikaajalise kogemusega turundaja. Aga võib-olla Anastasia räägib paari sõnaga endast ise. Ja aitäh sulle, Erki, sinu sõna eest, mis sa mulle andsid. Mina olen siis Nastja, need inimesed, kes Most Ärikooliga on juba kuidagi seotud, siis ilmselt minu nägu on teie jaoks juba tuttav. Olen lektor ja arendusjuht ja täna tulin teile rääkima võimalustest ja vabadusest, mida tegelikult Digiturunduse Amet teile loob. Ja ma arvan, et võime vaikselt alustada ja ma tean, et Erki, sul on mingid küsimused mulle ette valmistatud. Erki on siis meie sisulooja nüüd Most Ärikoolis, nii et tere tulemast ka meie meeskonda, armas Erki. Väga lahe, väga soe, väga nauditav. Tõsi ta on, et mul on küsimused ette valmistatud ja võib-olla lähme nagu sisulise poole peale. Mida ma tahaksin küsida on, et millised vabadused loob Digiturundaja Amet? No kui me räägime siis otseselt vabadustest, siis ilmselt alles eelmine generatsioon või üldse eelmine, siis võib-olla kui mina olin noorem, me olime harjunud sellega, et me peame käima 10-5 kuskil kontoris tööl, eks ju, meil on kuri ülemus, kes tahab iga natukese aja tagant umbes noomida sind, et mida sa oled õigesti, mida sa valesti teinud oled. Siis õnneks selle pandeemia võib-olla kõige suuremaks plussiks on see, et inimesed on avastanud enda jaoks igasuguseid veebilahendusi ja võimalusi teenida siis läbi interneti endale võrdväärset palka, ilma et nad peaksid kuskil kontoris koha peal käima. Ja digiturundaja tegelikult kõige suuremaks vabanduseks ongi see, et tal on valikuvabadus põhiliseks siis põhjuseks, eks ju. Valikuvabadust, kas ta soovib töötada vabakutselisena, kas ta lõpetab omandab enda teadmised ja peale seda avab siis kas FIE või OÜ, eks ju, ja pakub seda teenustena. Kas ta otsustab, et soovib luua endale väikse miniagentuuri, mis tähendab seda, et ta otsib endale kliendid ja palkab siis endale inimesed juurde, kes näiteks loovad visuaalset sisu või copywriterid, kes loovad tekstisisu ja näiteks sina ise avastad seda, et sulle endale kõige rohkem meeldib ainult võib-olla seadistada reklaami, eks ju, ja läbi selle sa saad luua endale väikse meeskonna. Siis ma kirjutasin endale juurde ka, et võimalik on luua pikaajalisi koostööpartnereid, et juhul, kui me valisime näiteks freelance'i, siis kindla peale tihti peale, kui ettevõte jääb rahule sinu tööga, siis ta võtab sinuga ka edaspidiselt ju ühendust ja siis sa jäädki kasvatanud endale juba suuri koostööpartnereid, suuri ettevõtteid, kellele siis pakud mitte töötajana digiturundus, vaid ka vabakutselisena. Ja muidugi digiturundajana sul on võimalus ka hakata tööle töötajana, päris töötajana, aga siin koha peal tihti peale digiturundajatele antakse võimalus ka kodukontori võimalus, mis tähendab seda, et sul ei ole oluline kindlaks kellaajaks kuskil kohal olla, vaid sul on olemas mingid tähtajad, mingid eesmärgid, millal mingid ettevõtte sündmused toimuvad, et selleks ajaks sul peab olema mingi kindel baas teostatud ära mingisugused ettevalmistusi ja siis tegelikult sulle antakse see vabadus kätte, et sa saad ise planeerida enda aega ja mis tegelikult tänapäeva pandeemia ajal on meie jaoks üks olulisemaid asju, planeerida aega, et sul on iseseisvus ja vabadus oma aja planeerimise ees ja oma valikute ees. Kui sa juba korra tõid nagu pandeemia mängu, et mina alustasin turundusega umbes 15 aastat tagasi, et siis olid trükireklaam, autor, raadio ja televisioon olid nagu põhikanalid, eks ole, ja umbes 10 aastat tagasi hakati rääkima, et peaks nagu sotsiaalmeediasse ka panustama ja ta on läinud nihkesse ja e-kaubandus on ka teinud oma tõusu ja seoses pandeemiaga, eks ole, on laienenud, võtame kas või toidupoed, et nende tarnepiirkonnad on laienenud.
et kuidas see kajastub võib-olla ka nendes ametites ja turundus on ka kindlasti muutunud, et võib-olla sa nagu räägid sellest poolest, et kuidas turundus on muutunud ja millised ametid on praegu rohkem hinnas või millised on sellised nagu tõusutrendis? No kindlasti, kui me räägime siin e-kaubandusest, siis kui me loome e-poodi, tihtipeale praeguses pandeemia ajas, nagu me siin juba räägime, kahjuks elu on läinud niimoodi, et kas oled online või sa oled mitte online, eks ju, et ilmselgelt, kui sa kasutad online ressurssi või online'i vabadust, siis sul on võimalus siin raskel ajal rohkem ellu jääda kui siis, kui sa seda ei tee. Ja no muidugi selleks, et online'is sul ilusti kõik hästi toimiks, siis alustades seda, et sa pead ju võtma endale hea veebiarendaja, kes tegeleb sinu kodulehega. Sul on vaja sotsiaalmeedia spetsialisti, kes haldab sinu sotsiaalmeediat, sest et ennem kui inimesed või kasutajad jõuavad sinu e-poele, neid on ju vaja kuidagi ka sotsiaalmeedia kaudu üles soojendada. Sul on vaja seadistada targeting reklaame ja sul on tegelikult vaja ka digiturundajad, kes siis vastutab kogunisti SEO eest, Google Adsi eest, retargeting reklaami eest ja siis taaskäivitu või taasreklaami eest, et kui näiteks inimene on sattunud sinu e-poodi korraks mingit toodet vaatama ja siis on sealt välja tulnud, siis digiturundaja eesmärgiks on jälgida, mis maal on siis selle kasutaja tegevused mingil hetkel katki jäänud ja muidugi ka teda teatud rakendustega kinni püüda ja taga ajada selle sama reklaamiga, et tule ikka meie e-poodi tagasi. Ja no muidugi kui me räägime juba sotsiaalmeedia spetsialistist ja digiturundajast ja veebiarendajatest, kes on võib-olla sellised põhiressurss, mida tegelikult ühel e-kaubandusketil vaja läheks selleks, et online'is püsida, siis meil on ju olemas ka väiksed sotsiaalmeedia, digiturundaja ja veebiarendaja abilised, nagu visuaali sisuloojad, eks ju, keda on vaja selleks, et pildistada, et ükski digiturundaja ei ole ju see digiturundus, ma alati võrdlen selle nagu üldehitusega, et sa võid selle üldehitusele endale selgeks teha, aga sa ei saa olla näiteks sisetöödes sama hea kui torude paigalduses, eks ju. Et täpselt see sama asi toimub meil ka digiturunduses, et sul on vaja ikkagist kaasata endale väiksed abilised, kes on siis näiteks copywriterid, kes oskavad väga hästi luua sisu ja vastutavad õige kirja eest, nagu Erki meil siin Mast ärikoolis ja siis on need, kes loovad visuaalset sisu, eks ju, ja need, kes mõtlevad läbi võib-olla strateegiaplaane, et olemas on ju ka digiturunduse strateegid, kes mõtlevad läbi, kui me ikkagi seal e-poes ikkagist oma ostuni lõpuks jõuaks ja peale seda ka sinna ostu juurde tagasi tuleks. Et üks asi on see, kui me ostuni suureme, teine asi on see, kui me saavutame sellise stabiilsuse, et inimene tuleb meie juurde iga kord tagasi ja selle taga on tegelikult väga suur digitoetusega suur meeskond. Nii et aina rohkem ja rohkem siis see nõudlus selle ameti vastu kasvab. Aga kui me praegu on selgeks saanud, et digiturundaja amet ja kõik, mis puudutab digitaalset poolt, on tohutus kasvutempos. Kas võib ka väita, et mingisugused ametid või mõned ametid seal hulgas on sellised tulevikukindlad, et kui pandeemia saab läbi, et ikka endiselt on sellel alal tööd ja et see digitaalsuse vaju nagu unustuse hõlma, et see viis, kuidas me töötame, et see ongi muutuses. Et kas on olemas näiteks tulevikukindlad ametid? Ja aitäh sulle, Erki, selle küsimuse eest. Ma olen tegelikult väga pikalt diskuteerinud juba ka enda tuttavatega, kes ütlevad, aga mis siis saab, kui pandeemia läbi saab. Vaadake, me liigume praegu sellisesse generatsiooni, meil on juba Z ja X generatsiooni lapsed ja meil on Alissad kodus, eks ju, kes teevad meile hommikuti kohvi ja kutsuvad 911 meile hädaabi juhul, kui me kasutame mingit salasõnu ja kahjuks peame tõdema seda, et isegi kui pandeemia läbi saab, siis juba internetigeneratsioon on peal ja tehnika areneb igapäevaselt ja
kahjuks või õnneks isegi, kuna mina mängisin lapsepõlves Uka-Uka mina Priid ja tahtsin alati sellist inimestega otsesuhtlemist, eks ju, siis meie tänapäeva lapsed juba on rohkem, nagu ilmselt lapsevanemad juba teavad, rohkem seotud arvutitega, rohkem seotud telefonidega ja me ei saa mitte midagi muud teha. Me võime sinna oma käe ette panna ja öelda, et nüüd saab pandeemia läbi ja nüüd me hakkame jälle jala ilusti kõik poes käima. Jah, osad inimesed hakkavadki seda tegema, osad inimesed lähevadki offline'i tagasi, aga online esiteks lisaks sellele, et avaneb teile lihtsalt võimalus püsida pinnal. Online ju avab võimaluse ka püsida pinnal üle terve maailma, mis tähendab seda, et mitte ükski riigipiir ei tule sulle ette, ainult et pead seadistama endale e-poodi võib-olla sellise plugina, mis tõlgib sinu kodulehe ära ja just see internetimaailm praegu teebki meile nii-öelda terve maailma avaraks ja piiride vabaks. No täitsa nõus sinuga. Aga tulles nüüd praktilisema poole peale tagasi, et on olemas, eks ole, sellised digitaalse maailmaga seotud tegevused, mis tõenäoliselt jätkuvad ka peale pandeemiat ja ilmselt ka kasvavas tempos, kuna ega sealt e-maailmast enam võib-olla nii suure kindlusega tagasi ei siirduta füüsilisse maailma. Aga praktilise poole pealt, et kas on ameteid, mida saaks ka Most ärikoolis õppida, mis annavad selle kindlustunde, et ka 5 ja 10 aasta pärast on tööd ja kõik on hästi ja kus saab karjääri teha? Ja no muidugi Most ärikool ongi spetsialiseerunud ju tulevikuametite nii-öelda koolitamisele või meil on kursused, mis põhinevad siis tulevikuametitel, eks ju. Ja meil saab sotsiaalmeedia spetsialistiks õppida ja digiturundajaks õppida. Ehk siis sotsiaalmeedia spetsialist on see inimene, kes haldab sotsiaalmeediat, loob sinna kirjalikku ja visuaalset sisu ja seadistab reklaame, oskab neid analüüsida, siis digiturundaja juba siinkohal on samm kõrgemal. Tema siis seadistab Google Adsi reklaame selleks, et sa oleksid otsingumootoris esimene. Juba annab sulle võimaluse ja oskused seadistada retargeting reklaami, kui me siin rääkisime siin online poe kinnipüüdmise, kasutaja kinnipüüdmisest, kus pärast reklaam tema järgi käib, eks ju. SEO, veebiarenduse või veebi nii-öelda e-poodide siis analüüs sinna juures ja muidugi ka sotsiaalmeedia spetsialist on alati seal abiks ja toeks, et see kõik Most ärikooli põhimõtteliselt selliseks visiooniks või põhimissiooniks ikkagi näidata inimestele seda, et see ei ole hirmus, online tuli peale, me saame kõik ilusti hakkama ja me valmistame inimesi selleks, et inimesed ei jääks siis võib-olla eelmisesse generatsiooni kinni ja julgeks selle uue ajastuga kaasa liikuda ja anda võimalusi ikkagi ka leiba lauale teenida juhul, kui isegi sul ei ole praegu neid oskusi, siis oleme muidugi abiks ja õpetame seda meie õpilastele suurema meelega. Aga võtame nüüd niimoodi, et keegi otsustab teha karjääripöörde või täiendada ennast, et on ka varem turundusega ühel või teisel moel tegelenud, aga tahaks tulla sellesse digitaalsesse turundusmaailma ja tuleb Most ärikooli õppima. Et kuidas ta saab olla kindel, et see ettevalmistus on piisav ja et sellest Most ärikoolist on kasu, et ta reaalselt ka tööd leiaks, kui ta on kooli lõpetanud? No Most ärikoolis hakkas meil üsna populaarseks saama meie loodud karjäärikeskus, mis tähendab seda, et Most ärikooli tegelikult loengukava on haridusministeeriumi poolt kinnitatud, et me ei ole infoäri, tegemist on praegu ikkagi litsenseeritud erakooliga. Ja mingil hetkel me avastasime seda, et me anname teadmised, kui mingil hetkel või millegi pärast inimesed ikkagi ei võta seda julgust kokku ja ei tee seda sammu. Et kui me näiteks küsisime aasta või 2 pärast tagasisidet, siis saime aru, et võib-olla ja osad inimesed on läinud oma vanaelu juurde tagasi, sest meid takistab ju eesotsas meie arengu ees mugavustsoon, eks ju. Ja kuna me oleme harjunud seal 20, 30 või isegi 40 aastat tegema sellist vana nii-öelda mina tööd ja nüüd on sul uus amet, siis kõige lihtsam on ju minna oma vanade mustrite juurde tagasi, ehk siis vana mugavustsooni juurde tagasi. Siis meie Most ärikool
otsustasime, et me loome täiesti põhjaliku suure karjäärikeskuse, kus siis inimesed peale meie juures õpinguid, kas on siis 3 või 4 kuud intensiivsed õpingud, mis käib iga nädal. Meie karjäärikeskus tegelikult terve selle kursuse vältel jälgib meie õpilasi, vaatab, kuidas nad saavad hakkama ilusti kodutöödega, selleks, et juba siis ennustada neile mingeid võimalusi, ehk siis meie karjäärikeskus otsib potentsiaalseid tööandjaid meie praegustele õpilastele selleks, et kas nad saaksid peale kursuse lõpetamist astuda siis freelancerina või pakkuda seda teenust freelancerina või siis värbata, et siis keegi värbaks neid enda juurde tööle, et Moste Ärikooli karjäärikeskus on siis spetsialiseerunud just sellele, et inimesed sinna tagasi oma mugavustsooni läheks või vastupidi, näitaks neile, mis võimalused on olemas. Ja peale kursuse lõpetust meie karjäärikeskuse spetsialist Marina võtab iga õpilasega ühendust ja kutsub enda juurde kohtumisele, siis, kus ta joonistab igale õpilasele arengukava ja vaatab või valib välja või koos õpilasega määravad, mis on õpilase tugevad küljed ja kuhu ta võiks minna, kas tema oleks hea strateeg või tema on hea visuaalilooja või tema on hea tekstide kirjutaja või tema on hea just digiturundus ja siis meie karjäärikeskuse spetsialist ka annab ka mingeid soovitusi, et kuule, et see strateegiline mõtlemine on väga hästi arenenud strateegiline mõtlemine. Nüüd sa võiksid võib-olla paar tundi seda veel juurde õppida, eks ju, selleks, et sa oleksid juba tugev ka konkurenditurul, et juhul, kui sa meie Moste Ärikoolist välja astud, et siis me saame vastutada sinu eest ja olla kindlad, et sa ikkagist läksid sinna digiturunduse merre. Teine võimalus on meil see ka, et kui õpilane siis lõpetab Moste Ärikooli ja täidab 100% kõik ülesanded ära ja tema eksami kaitsmine on siis läinud õnneks, siis karjäärikeskus saadab välja meie õpilastele sellise testi, mille pealkirjaks on proovitöö. Ehk siis juhul, kui sa veel ei ole sa tunned, et sa ei ole veel valmis võib-olla iseseisvalt sinna merre minema ka karjäärikeskuse toega, siis meil on selline projekt olemas nagu proovitöö, kus sa täidad testi ja karjäärikeskus hindab sinu oskuseid ja juhul, kui sa täidad selle testi 100% ja Moste Ärikool on veendunud selles, et sa oled lahingus või õpingutel olnud siis tubli ja oled valmis lahinguteks, siis proovitöö projektis kui sa võtad endale proovitöö, siis läbi Moste Ärikooli, mis tähendab seda, et karjäärikeskus vastutab täiesti sinu tulemuste eest, sul on olemas juures inimene, kes sind juhendab pidevalt ja sa jäägi mitte ühelgi hetkel ju tegelikult üksikuks, mis tähendab seda, et sul on olemas kogu aeg tugi, et ära mine sinna tagasi, ära mine sinna mugavustsooni juurde tagasi, liigu edasi selle generatsiooniga. Ja just Moste Ärikooli siis karjäärikeskus on loodud selle jaoks, et inimesed ei läheks tagasi oma mugavustsooni ja et me võib-olla 2 aasta pärast helistades neile küsitakse, et mis Moste Ärikool sulle lõi ja siis nad ütleksid mulle, no me oleme juba suur ettevõte digiturundusjuhi koha peal ja meil on kõik hästi ja aitäh Moste Ärikool, et kunagi mulle selle suuna sisse andsite ja aitasite mul siis uue generatsiooni sisse astuda. Väga super. Me oleme natukene puudutanud või sa natukene ära nagu avasid seda, et tööaeg ei ole enam võib-olla päris 8–5 või selline kontoris olemine, vähemalt mingitel juhtudel. Et võib-olla avab natukene seda poolt põhjalikumalt, et kui nüüd inimene on siirdunud reaalsesse ellu, et mis teda ees ootab, kui suur see vabadus on, et see on ka tänase otse-eetri pealkiri, et millised on need vabadused, eks ole, mis digiturundajad ees ootavad. Et võib-olla natukene avad seda meil siin saate lõpetuseks sellise helge tulevikuvaatega, et kui mõnus on toimida selle digiala turundajana? No esiteks see, et sa ei ole ju kindla riigiga seotud või tähendab, sul võivad olla kliendid Eestist, aga sinu töö on põhimõtteliselt ju igal pool seal, kus on sinu arvuti, mis tähendab seda, et mina näiteks tänaseks päevaks võiksin homme näiteks vaadata Aasiasse mõned piletid ja mul ei ole enam seda hetke, et ma pean nüüd töötama oma pool aastat ära, et nädal aega puhkust saada, eks ju, vaid sul on võimalus lennata ükskõik millal, ükskõik kuhu, oleneb muidugi, kuidas sul enda rahalised ressursid lubavad, eks ju, ja teha seda tööd ükskõik, mis maailma otsas tegelikult, ilma et sa peaksid muretsema selle peale, et kuulge, et mis nüüd saab, kui mul mingi töö tegemata jääb. Muidugi tuleb muretseda selle pärast.
et mis nüüd saab, kui mingi töö tegemata jääb, aga sa saad seda teha ükskõik mis maailma otsas, seal, kus on hea wifi. Ainukene asi nüüd, millega mina olen kokku puutunud, on see, et te peate, juhul kui te otsustate Aasiasse mingil hetkel lennata, sest Digiturundusamet lubab sulle seda teha, veebiarendusamet lubab su veebiarendajad saavad seda teha, sotsiaalmeediaspetsialistid saavad teha ja kõik inimesed, kes tegelikult online'is siis töötavad, saavad seda teha. Ainukene asi, millega peate arvestama, on see ajatsoon, eks ju. Et kui Eestis on kell 8 hommikul, et siis võib-olla teil ole kell 2 päeval, et siin ainuke tähelepanek on see, et juhul, kui on mingisugused ajalised postitused või mingisugused koosolekud, et see on siis võib-olla see ainukene minimaalne miinus, et sa võib-olla kell 2 öösel pead mõnes koosolekus osa võtma, kui inimesed alles siin kuskil mujal riigis ärkavad. Aga seda juhtub nii harva ja kui ma saan ärgata kuskil Palmisaarel ja nautida seda soojust ilma, et ma peaksin olema Eestis, kus vihma pidevalt sajab ja päeval on kevad ja õhtul on talv, eks ju, et siis muidugi see ei koorma seda kindlasti ära, et see vabadus just selle vastu, et sa ei pea olema Eestis või sa ei pea olema kindlas riigis, vaid sul on tegelikult terve maailma uksed on avatud peale koroonatesti tegemist muidugi. Loodame, et see vaktsineerimine ja vaktsineerimispassid teevad maailma natukene rohkem lahti, et ei ole neid ka 2-nädalasi sund peatusi kuskil hotellides, et kus sa päriselt välja ei saa, mis väga puhkusena ei kõla, eks. No aga siinkohal ju tegelikult me saame ju võtta, sa ütled näiteks, et ma olen seal kindlas hotellis või kohas, aga võtadki endale mingi väikse bungalo, eks ju, väikse beachiga või väikse rannajuppiga, et minugi pärast ma võiks seal 2, ma võiks 3 nädalat ka seal korteris või majas või mis iganes olla, et jah. No ma usun, et maailm läheb vabamaks, et töö selle nimel ju käib tegelikult ja kui vaadata neid vaktsineerimisgraafikuid, siis kõikides riikides nagu edeneb, eks ole, 75% on umbes see piir, kus peaks ühiskonnad uuesti avanema, et see võiks juba sügiseks käes olla. Et mingil määral jääb kindlasti see tervishoiukriis meid veel aastateks saatma, aga see ei ole nagu tänase saate või tänase otse-eetri teema. Et minul ei ole rohkem küsimusi, et minule tundub nagu kõik selge ja loogiline, et kui sul on omal veel midagi lisada, et siis nii-öelda stage is yours. Mina soovisin veel kutsuda need inimesed, kes kahtlevad hetkel. Paljud on öelnud, et kus ma tulen siis õppima, kui mul ei ole praegu rahalist ressurssi, siis siinkohal ma tahaks ka kindlasti ära märkida, et need inimesed, kes ei ole rahalist ressurssi, et tulla võib-olla Most ärikooli oma finantseeringus õppima, siis tänu meie armsale Eesti riigile ja me töötame koostöös Töötukassaga, mis tähendab seda, et ka Eesti riik toetab seda, et te liiguksite generatsiooniga kaasa ja avardaksite oma teadmisi just online alal. Ja et juhul, kui teil puudub oma finantseering, siis meie koostööpartner Töötukassa abistab teid kindlasti teie arengu jaoks. Ja juba 15. aprillil tegelikult stardib meie järgmine digiturunduse kursuse algus. Nii et kindlasti, kui sa ei ole veel otsustanud, et kas sa osaled või mitte, siis tule minu järgi ja alles võib-olla aasta pärast räägime sellest, kui head sa selle otsuse tegid. Absoluutselt. Ja minu poolt on kõik. Ainukene võib-olla on veel lisada, et kui kellelgi on küsimusi, siis siia samma laivi alla, et see jääb üles, eks ole, Facebooki lehele, on võimalik küsimusi siis kirjutada ja esitada, et millele me mõistliku aja jooksul ka vastuse anname. Ja, et mina hea meelega ka vastan teile kõikidele juhul, kui teil tekib mingid küsimusi ja aitäh sulle, Erki, et sa kutsusid mind täna selle laivile ja teinekordki veel olen sulle abiks ja toeks ja valgustan inimesi nende võimaluste osas, et aitäh minu poolt ka ja ilusat nädala algust. Aitäh ja ilusat nädala algust.